ja ta seisab ometi. Sa paned kõrvad hellalla, hingeuksi pullalla, silmad veega voolama. Sa lohutad kui üksima, sa paned südant trööstima. Sa mängid hääletult, ent valjult kõikjal minu sees. Sa saadad mind kui vari, abistad ja aitad. Sa oled minu ümber, sa oled minu sees. Sa oled mu kätes, mu hääles, mu silmades ja kõrvus. Sõrmed nagu klahvid, juuksed kui jõhvid, keha kui timpan ja kael kui oreli vile. Selline sa oled, selline mina olen. Sa oled kõikjal muusika. Kinkida. Aga mis on kinkimise mõte? Kingitud eseme taga on ju palju sügavam tähendus. Mitte asi ei ole asja mõte ja isegi sisu mitte. Tähendus on palju sügavam. See, et sa mul meeles oled ja soovin sulle midagi mitte materiaalselt. Et see on see. Ma soovin sulle midagi, et see sulle rõõmu valmistaks. Oma soovi teisele jagamine annab talle tükikese sinust. Täti ja Milfred Hill sünnipäeva laul. Klaveril Aleksander Kirschbaum. Aastat tagasi ei saanud Antsla ümbruse rahutud hinged enam vanaviisi edasi elada. Oli vaja senise 4-aastase muusikakursuse asemel luua püsiv, ametlik kool, kus muusikasse saab pikemalt sügavuti süveneda. Idee algataja ja kooli avamise initsiaator oli Karl Lembit Sibul, kes direktorina töötas järgnevad 5 aastat. Täna võime me vaid oletada, et selle aja nõukogulikus korruptiivses bürokraatias võis kooli asutamine olla üsna keerukas. Vaja oli leida poliitilist toetust nii kohaliku kui ka rajooni, partei ja ametiasutuste poolt. Oli tarvis selgitamist ja veenmist ning mis seal salata, ka kohaliku toiduainetööstuse hõrgutiste kaudu meelehea pakkumist. Kuid lõpuks kogukonna liikmete, vanemate, õpilaste ja kultuuritegelaste kaasamisel suudeti tõstada muusikakooli vajalikkust. Antsla lastemuusikakooli asutamisele saadi luba. Mine tea, ehk tuli kulutada uksi, et edasi anda ka midagi sellist, mis teiselt poolt seda suurt maanteed pärit oli. Sealt, kus sinkadi-vunkadi kitsas tee puude vahelt esmalt mäest alla ja seejärel taas mäest üles, otse kiriku külje alla punkleb. Ehk tulid sealtki lapsed valsi sammul siia muusikat õppima. Heino Mähar, Urvaste valss, viiulitel Adeline Kirschbaum, Marie Sams ja Luisa Kurs. Klaveril saadab õpetaja Virge Ventsen.
remonditi kultuurimaja esimese korruse 6 ruumi, mis on kasutusel tänaseni. 2 tiibklaveri, mitme akordioni, viiuli ja puhkpillipargi olemasolul alustati 1973. aastal 57 õpilasega. Alates 1991. aastast kannab kool Antsla muusikakooli nime. Kui varasemalt õpiti meie muusikalist kultuurilugu ehk rohkem nii-öelda suust suhu ja põlvest põlve edasi andma, siis nüüd said õpilased kirgukirja, mida nootideks nimetati, ka otse õpetaja suu läbi omandada. Ja kui asi juba nii kaugele oli jõudnud, võis palju kergemalt hingata. Eesti rahva laul ja lugu olid saanud tugeva vaderi. Eesti rahvalaul Kukk ja Kanapere, seadnud Aino Merila, klaveril Sonny Rais Tangua. Aegade jooksul on meie koolis õppinud ligikaudu 1000 õpilast. Neist veerand ehk 260 on jõudnud lõpudiplomini. 21 suurepärast õpilast on lõpetanud kooli kiitusega. Paljud on muusikaõpinguid jätkanud ja neist on saanud toredad muusikaõpetajad, professionaalsed muusikud, kontserdikorraldajad või kultuuritöötajad. Heaks näiteks on kooli esimene lõpetaja Jaan Villem Sibul, kellest kasvas teater Vanemuine, lavastaja ja ooperisolist. Enamik õpilasi on suutnud koolist kaasa võtta armastuse muusika vastu, mis aitab neid argielus ja ametites, mida nad peavad. Neist on saanud harjutud ja tänuväärsed kontserdikülastajad. Usume, et nad astuvad läbi enda elu ikka need ammu õpitud meloodiad hinges ja südames. Anton Trubenstein, meloodia, viiulil Marie Sams, klaveril õpetaja Ene Torren.
materiaalsed olud on aja jooksul tunduvalt paranenud. Hetkel on klasside akustiline seisukord hea. Tänu topeltustele ei kostu klassi helid koridori ja heli isoleeriv sein laseb löökpilli ja solfedžotündidel üheaegselt kõrvuti tegutseda. Algse 2 tiibklaveri asemel on nüüd kasutada 6. Kasutuses on ka kirikuorel, mitmed elektroonilised klaavpillid ning hea viiuli ja kitarripark. Täiustatud on rikkalikult ka löökpilliklass ja välja vahetatud amortiseerunud puhkpillid. 2 rasket koroona-aastat mõjusid õpilaste arvule laastavalt. Alatise 60 õpilase ümber on praegu 47 õppurit, kuid loodame muusikaõpetuse populaarsuse kasvu. Inspireerivaid muusikaelamusi saavad pilliõppurid, kes osalevad aktiivselt ka Liivimaa noorteorkestri töös. Täna on elamused ka publikule garanteeritud. Hoia kõrvad lahti. Ei, ära arva, et muusika on midagi ääretult keerulist. See võib olla ka väga lihtne. Me kõik tahame ju lihtsalt elu. Või? Ei. Kui mitte enne, siis päris lõpuks olime me ikkagi vaid rahu, päikesepaistet, sooja tuult põskedel, kiiktooli ja õigem ongi. Miks liialt ormata? Rahu, ainult rahu. Ma tahan lihtsalt elu. Harry Ruby ja Ruud Bloom, Give me the simple life. Esitavad Oliver Värton, Hans-Erik Joab ning õpetajad Gunnars Ketuševs ja Jaan Tamm. Aastate jooksul on Antsla muusikakool pidevalt arenenud, kohanedes muutuva muusikaõppe maastikuga, jäädes samal ajal truuks oma põhiväärtustele, heale tasemele, kaasatusele ja kirele muusika vastu. Pühendunud õpetajate juhendamisel on õpilastel olnud võimalus avastada mitmesuguseid muusikastiile, klassikast tänapäeva muusikani ning arendada oma oskusi erinevatel instrumentidel. Võib jääda mulje, et see on olnud nagu üks ilus pärastlõunane jalutuskäik. Pigem on see rada olnud ehk nagu üks vants, kus on tulnud aeg-ajalt keereldes suunda muuta ja õrnalt taktist kinni pidada, et mitte kukkuda. Just nagu molli vals, mis on meloodiline ja võluv teos. See viib kuulajad teekonnale läbi kaunite meloodiate ja graatsiliste rütmide. Selle lumbava elegantsi ja kaasaegse peene kooslusega jätab ta
helge tunde, jätab selle igale muusikaarmastajale. Lase end viia valsisaatel ajarännakule, mille on läbi teinud Antsla muusikakool. Maksim Parlov, Molli Pals, viiulitel Sonja Ploompuu ja Emily Helemets. Klaveril saadab õpetaja Virge Pentsel. Kahjuks jäi meil teine viiul haigeks täna ja esineb Sonja Molli Pals. Üks Antsla muusikakooli määratlevaid omadusi on pühendumine toetava keskkonna loomisele, kus igat õpilast julgustatakse saavutama oma täit potentsiaali, olgu seda siis individuaaltundide, ansambli, kontsertide, töötubade või meistriklasside kaudu. Õpilastele antakse vahendid ja juhised, mida nad vajavad oma muusikaliste jõupingutuste edendamiseks. Selleks sobivad ka esmapilgul lihtsana näivad vormid, aga ükski pala ei ole kunagi liiga lihtne, väike, liiga tühine, et tal sulle mitte midagi pakkuda ei oleks. Kõigest on midagi õppida. Aga kas sa tahad? Selles on küsimus. Kui sa midagi väga hästi oskad, ei pea sa alati välja panema oma parimat. Peaasi, et sa naudiksid seda, mida sa teed. Aleksandr Vinitski on kahtlemata hea helilooja, kes on võimeline looma väga keerulist muusikat, aga ometi on ta loonud ka midagi nii lihtsalt, mis võib ilma igasuguse pingutusega võluda. Väike kauboi, Little Cowboy, kitarril Hendrik Haugas.
Ja siis on see teine pool, see, mida kardetakse. Tõsine klassikaline muusika, solfeggio ja kaustikute viisi mustatäpilisi lehti, kus üks noot võib olla nii pikk, et ulatub üle terve rea. Väikese Peetri isa hoiab käes poja noodi liikut, vaatab mõtlikult selle lehekülgi, teeb näo, nagu saaks aru ja noogutab heakskiitvalt. Kuidas on tal võimalik poega toetada, kui tema on lihtne karjus ega taipa noodikirjast hoopiski midagi? Küll aga on ta hea vanem, kes soovib, et tema laps oleks selles vallas targem kui tema. Seepärast ta toetab ja julgustab poega õppima. Mõni aeg hiljem, kui väikene Pjotr on suurem, loob ta isale tänutäheks teose. Pjotr Tšaikovski, Karjuse laul balletist Pähklipureja, esitavad flöödiansambel koosseisus Kaisa Kell, Kristiina Puia, Frank Valov ja õpetaja Ene Jõgi flöödil. Tšellol saadab Dmitro Khmelevskoi. lebanud rohul ja vaadanud käed kuklal rohukõrs suus suvisesse taevasse, kus valged pilved nagu vatt sinisel taustal sõuavad. Kes meist ei oleks samamoodi unistanud? Unistused on meie hinges osinad, mis maalivad elavaid maastikke meie meelte lõuendile. Need meenutavad meile, et isegi pimedaimatel öödel eksisteerib võimaluste tähtkujude kogu, mis ootab
avastamist. Seepärast julge unistada, sest unistuste maailmas on kõik võimalik ja iga unistus on helgema homse lubadus. Sibotar Süsse unistus esitavad kitarriansambel koosseisus Marilyn Pant, Simar Parts, Eve Puksing, Vanessa Puura ja Keijo Vainomaa. Saadab ka õpetaja Janek Paeglis. On aasta 1973. Maailm sai juurde Pink Floydi albumi Dark Side of the Moon, filmi Jesus Christ Superstar ja helilooja Steve Reichi teose uuele klaverile. Meie enda Arvo Pärt hakkas arendama oma Tinni Naaboli stiili, kuid Nõukogude ühiskonnas valitses tsensuur ja poliitilised repertuaarikäsud. Kõiki teoseid ei olnud sugugi võimalik koolil esitada. Teeme siinkohal väikese kummarduse ja tagasivaatele aastale 1973, mil tol ajal kõigest 16-aastane Greg Lake kirjutas laulu õnnelikust mehest, Lucky Man. Solist Kissy Ray Tangois, saateansambel, kitarridel Henri Haugas, õpetaja Janek Paeglis ja õpetaja Jaan Tamm, basskitarril Tõnu Kiik. Thank you.
alustasime tänast juubelikontserti Johann Sebastian Bachiga ja jõuame taas ringiga sinna tagasi. Elu ongi üks suur ja katkematu päikeseratas, mis käib ringi ja ringi ja ringi. 1973. aastal loodud teosest Tubular Bells ehk kellamäng on autor Mike Oldfield kirjeldanud, kuidas temal tekkis idee toccata noodipult tagurpidi ehk peegelpilti keerata. Seda on kuulda teose esimeses osas, kus noodid hüppavad üles ja alla, Bachil seevastu aga alla üles. Meie esituses kuulete teose kolmandat osa, kus ajaloolist hõngu võib ka kaudselt tajuda. Ja nii on eluski. Aeg-ajalt tuleks muuta suunda, vaateid, arusaamisi ja keerata ümber see noodipult, sest sellest sünnib alati uusi ja huvitavaid vaatenurki. Ja mine tea, ehk avaldub vana hoopis uuemas, põnevamas, kaasa haaravamas võtmes.
tähistab juulikuus oma väikest juubelit ja selle 10 tegutsemisaasta jooksul on mänginud või mängivad meie koosseisus 31 Antsla muusikakooli õpilast, vilistlast ja õpetajat. Loen siinkohal ette keelpilli rühma orkestrandi Antsla muusikakoolis läbi selle 10 aasta. Mari Viiar, Emma Emilie Saaver, kusjuures Emma Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia praktikandina on Liivimaa noorteorkestri orkestrante laulupeoprotsessis ka juba juhendanud. Marie Helena Rajatamm, Lianna Põder, Diana Liiv, Elisabeth Keier, Gerda Lepik, Jan-Indrek Tamm, Helen Liiber, Katriin Haugas, Markus Sults, Angelina Andritskaja, Anni-Mari Taulets, Liisa Lorena Värtan, Marta Tsirk, Karoli Kattai, Luisa Kurss, Marie Sams ja õpetaja Virge Veltser. Järgmisel loona kuuleme Silvestri Tagasi tulevikku. Orkestrit juhatab Riina Koogan. Kaisa Kell, Maris Haller, Kärt Merš, Oliver Värtan, Hans-Erik Joa ja õpetajad Ene Õgi, Jaan Tamm, Riina Koogan ja Karl-Markus Koch. Järgmisena kuuleme Peter Martini Süüti, osad Bavaaria, ballaad vihmaseks ilmaks
ja John Ryani polka. Dirigeerib Jose Antonio Pape